Metsaülikoolist Toronto Eesti maja õue peale ja siin on ka metsa ümberringi. Ja siin elavad ka mõned pesukarud. Kas te Kotkajärvel ka päris karusid ja pesukarusid nägite? Ei, aga vöötoravat ja ühte hästi helerohelist konna mustade laikudega, mida ma enne ei olnud näinud, nägin küll ja huvitavaid linde kuulsime ja nägin ussiga koos ujusin Kotkajärves, mis oli mulle suur elamus. Ja vikerkaar tuli just siis, kui me saunast läksime vette, nii et selliseid suuri looduselamusi oli seal palju. Ikkagi indiaanlaste maa. Ja me nägime ka seda salapärast mütoloogilist lindu luun ehk ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles kutsutakse, kas ta oli jäälind või jäärüüt või midagi niisugust oli ta eestikeelne nimi, mis on Kanada metallraha peal see lind. Et seda indiaanlaste mütoloogilist lindu nägime, mis teeb niisuguseid huvitavaid triipe vee peale, kui ta vee all ujub, et see oli mulle ka väga uskumatu elamus. Ma olin palju sellest linnust kuulnud. Ja neid mütoloogilisi loomi on siin päris mitmeid veel. Ja mina nägin seal ükskord kohe ka päris suur karu tuli jalutus üle tee. Aga karu sitta nägime küll, kui Fred Jüssi tegi meiega loodusretke, siis ta näitas meile, mis karu teeb. No Fred Jüssi on siin käinud juba Kaks korda. 2002 ja tänavu oli Fred Jüssi, aga tänavu tõi ta kaasa ka oma poja, ökoloogi Mart Jüssi, nii et nad mõlemad tegid loodusretki ja rääkisid Eesti loomadest, lindudest, taimedest ja metsavaikusest, mida huvitaval kombel isegi BBC tellivad Fred Jüssi käest Eesti metsavaikust lindistatuna, et seda niisugust vaikust ei saa mitte kusagilt mujalt enam, et BBC helitaustana soovib nii-öelda eksportida Eesti metsavaikust ja siis Fred Jüssi seda on lindistanud. No see on nagu Niagaral, kui me käisime ükskord Reet linnaga seal. Ja Reet ütles, et see Niagara on ehitatud siia linna sisse. Ma ütlesin, et see on talvine aeg, ole ettevaatlik, indiaanlastega ei tohi nii mängida. Ja järgmisel päeval oli Niagara kinni külmunud. Tõesti. See katastroof, mis kohalikele elanikele see mõjus, ei ole kohinat. Ja see on küll kummaline. Nad kindlasti ei saanud enam magada, kui vaikus saabus. Täpselt. No nüüd me oleme loodusest ja nendest asjadest rääkinud, et loengu kuulajaid ja Metsaülikooli diplomid sai välja antud ka või? Ja seal tänu andmisega on ameeriklased üldse väga lahked, et tänukultuur on üks selline asi, mida teie võiksite siit Kanadast ja Ameerikast Eestisse eksportida, et Eestis on ju nõnda, et kui öeldakse sulle pole paha või on ka hullemat nähtud, siis see on nagu suurim kompliment, et eestlane on väga kitsi kiitma, aga Metsaülikoolis kiideti 1000 kõiki tegijaid ja loengu pidajaid ja minagi sain oma elu esimese püstiseisva ovatsiooni osaliseks, mida kunagi varem Eestis ei ole juhtunud pärast 40 kirjaloengut, et see oli väga liigutav. No ma usun, et selle 40 kirjaga on seotud teie elus väga palju. Jah, see oli üks piiripunkt meie kõigi elus, kes me selle sammu otsustasime astuda, nii et sealt alates mul on tunne, et mina sain vabaks. Et kui teised vabanesid 91. aastal, siis mina isiklikult tunnen, et mina olin vaba 80. aastal, kui me selle tegime. Et sealt alates ma sain töölt lahti ja olin töötu dissident peaaegu 10 aastat ja KGB jälitas meid 2 aastat ja kõiksugu raskusi oli, aga sõprade abiga jäime ellu ja kirjutasin mitu raamatut sel ajal, kuigi ma ei saanud neid avaldada, aga kui Eesti hakkas vabanema, siis mu raamatud hakkasid ka ilmuma, nii et sellest saadik mina kannan sinimust valget. Ja Ain Kaalep isegi levitas sellist kuulujuttu, et Sirje Kiin kannab sinimust valget aluspesu, aga selle kohta ma ei kinnita ega lükka ümber. No jah, seda teravat keelt Eesti rahva hulgas kohtab väga tihti ja isegi mõtlematult vast. Jah, Eesti on väga kriitiline ja kahjuks mitte alati ei ole see enesekriitika.
et Eesti ühiskond on väga nõudlik ja see käib kokku selle tänukultuuri olematusega, et sellist tunnustust ja toetust me jagame nii napilt, kuigi meid on nii vähe ja võiksime üksteist rohkem toetada ja ikka kipub nii olema nagu rahvalaulu salmis, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad, et seda õpetas seal Metsaülikoolis Ando Kiviberg ka, Viljandi pärimusmuusikafestivali looja ja isa, et regivärssi laulsime seal ja kahjuks see põhimõte nagu, et kui Eestis keegi midagi ära teeb, et siis esimene asi on see, et saab osaks kriitika, mitte tänu. Et seda võiksime siit Kanadast ka õppida. Ja lõpuks lõunalauale. Lõunalauale Ülle tegi meile väga head süüa, kui sa seda mõtled. Ei, ma mõtlen seda, et kui ikka päris ei meeldi, siis pannakse mõni eestlane lõunalauale ka. Seda küll, vabandust, ei saanud naljast aru. Et jah, see, et üks eestlane sööb teist eestlast, see võiks väheneda, et meid on tõesti vähe ja me peaksime rohkem kokku hoidma ja seda vastastikust toetust ja organiseerimist ja seda kodanikuühiskonna tunnet, mida ma siin näen, kui ma loen tähtraamatut 2011, mis Eesti elu siin Kanadas on välja andnud, kus on kümned Eesti organisatsioonid ja te olete ometi, teid on siin 10-15 000, aktiivseid võib-olla 5000, aga te olete kõik selle suutnud teha, et Eestis sellist kodanikuühiskonda on veel vaja kasvatada. Et on juba palju, aga võiks rohkem olla. No kindlasti siin oli palju rohkem. Siin oli ikka, kui näiteks Esto Torontos toimus 74. Siis oli ju 25 000. Ja ütleme Seedrioru need suveharja päevad, seal olid ka 20 000 ringis rahvast. Kahjuks kõik kahaneb ja kõik pöördub hoopis teise suunda. Aga 40. kiri oli ju hulga aega enne perestroikat. See oli ju ikkagi tõesti, see 80. oli päris karm aeg. Jah, minul olid ka 80. algus, ütleme 78 kuni 84, need olid kõige raskemad ajad, et nimetatakse seda stagnatsiooni ehk seisaku perioodiks, aga see oli rohkem, see oli nii suur, oli see venestamise surve, et kõik avalikud üritused hakkasid olema mitte eesti keeles, vaid vene keeles ja Eesti NSV aastapäeva isegi tähistati suurte aktustega ainult vene keeles ja kõrgharidusele hakkas tulema surve, et kõiki aineid, näiteks Tehnikaülikoolis, et õpetatakse vene keeles ja näiteks väitekirju ei saanud, 76. aastast ei saanud enam väitekirju kaitsta. Minul jäi ka üks doktoritöö kaitsmata, Kersti Merilasi monograafia, sest seda oleks pidanud tegema vene keeles ja ma loobusin. Et näiteks Joel Sang, keeleteadlane, oli sunnitud eesti keele eitusest rääkiva keeleteadusliku väitekirja kaitsma vene keeles, kujutage ette, kus siis kõik on vene keeles, ainult kõik näited on eesti keeles, et see on nagu absurd oli. Aga me tulime sellest välja ja 40 kiri oli kindlasti üks neid tegureid, mis seda venestamist pidurdas ja samuti nagu rahva hulgas see levis ootamatult. Me ei planeerinud seda ju, see oli meile täiesti ootamatu, et rahvas võttis selle nii hästi vastu ja paljud, kes levitasid kirja, said karistada isegi rohkem kui need kirjakirjutajad, nii et see oli nagu kogu rahvas tundis, et sel hetkel nagu mõeldi ühtemoodi ja nagu tunnetati seda vastastikust toetust, et sellega ta ka pidurdas seda venestamise survet, mis oli tõesti ahistav. Ma kirjutasin tollal päevikut ja ma tundsin, nagu mul oleks suur kott pähe surutud, et ma lihtsalt tundsin, et ma pean midagi tegema, et ma lämbun ära selles olukorras, kus meid niivõrd pressitakse. Nagu Merka, meie tollane punkluuletaja ka kirjutas, et kuhu te meid ajate, et meie varbad on vees ja üle mere on teised ees, eks ole, et kuhu te meid ajate. Ja seljaga mere poole. Ja, aga laulvarevolutsiooni ajal oli ka väga tore Jaak Johansoni laul, kus ta ütles, et lükkame selle Eesti lahti ja purjetame ta kaugele. No ja siis 88 lauluväljak Raekoja ballett. Kas te olite seal? Ja ma olin Eestis kuni 90. aastani. Ma olin
olin laulvad ööd, olin kõik seal ja samuti olin siis Eesti Kongressi algatustoimkonnas ja olin ka Eesti Kongressi välistoimkonnas, tegin 2 aastat tööd ja just väliseestlastega ja nende saadikutega töötasin. Ja siis faksisin öösiti, side oli ju nii halb ja netti ei olnud ja faksisin öösiti neid Eesti ajalehtede artikleid siis Soome ja Saksamaale ja Münchenisse, Vaba Euroopasse, millest saigi siis 90-ndatel minu töökoht hiljem, aga ma alustasin seda koostööd Vaba Euroopaga just siis, kui midagi muud võimalust ei olnud, et olukord Eestis muutus tundidega, vahel isegi minutitega ja need materjalid oli vaja kiiresti saata, nii et ööd läbi istusin selle löriseva faksi ees seal Kultuurifondis toonases seal Olevimäel vanalinnas ja faksisin siis meie tänasele presidendile Toomas Hendrik Ilvesele Eesti artikleid. Ja siis tuli august. Ja kus te siis olite, kui võeti see saatuslik otsus? 91. aasta augustis olin mina juba Turu linnas Vaba Euroopa Soome korrespondendina ja raporteerisin 3 korda päevas eri saateid sellest, kuidas Põhjamaad reageerivad, nii et ootasime Soome tunnustust, mis ju viibis mitu päeva. Kui ma ei eksi, siis Soome tunnustus tuli peaaegu 5 päeva hiljem kui teised ja kogu see Põhjamaade reaktsioon, Island oli ju esimene ja see oli see minu töö, mida ma siis Vaba Euroopale Soome korrespondendina, kirjasaatjana raporteerisin, nii et ööd kui päevad olime raadio, ka ei maganud üldse, nii et ma mäletan, et minu enda sünnipäev on 23. augustil, et kuni 23. õhtuni me ei olnud kindlad, mis saab, sest see Butši asi oli ju väga kahtlane ja ka keegi ei teadnud, kuhu poole see kõik kukub neil päevil. Ja siis ootasime, ma olin valmis vastu võtma ühte Eesti noortekoori majutama, sest Eesti piir pandi ju korraks kinni sellel esmaspäeval, kui see kõik juhtus. Ja seal oli, mul sugulased olid seal, laulsid, nii et Helsingist olid juba mulle, vaatasin, kus ma saan Soome sõprade juurde Eesti noortekoori paigutada, et kui nad jäävad piiri taha. Et need olid väga ärevad päevad ja ma ei suutnud magada, ainult raadiot kuulasime. Mu õde Ülle Aaskivi oli ülemnõukogus, kes hääletas Eesti iseseisvuse poolt. Tema oli üks neist 67, ta on nüüd kahjuks küll lahkunud meie hulgast. Ülle oli 9 valitsuse nõunik ja suri 4 aastat tagasi vähki kahjuks 55-aastaselt, aga tema oli üks selle 20. augusti klubi liige. No aga ta oli ikka veel hiljem ka julgelt astus Eesti Riigikogus otse pulti ja ütles oma südamelt kõik ära. Mis tunne teil oli, kui tema läks sinna? Ega te ei teadnud vist? Ma teadsin, Ülle oli seda kõnet valmistanud terve suve. Ta teadis, et see on tema viimane esinemine. Ja ma ei teadnud muidugi täpselt selle kõne sisu, aga ma tean, et ta valmistas ühte kõnet, mis ta tahab südamelt öelda. Ja ma ei suutnud Riigikogu saali minna. See oli mulle nii kurb, et ma istusin kodus ja kuulasin pisarad silmis seda kõnet. Aga ta oli väga vapper. Ja. Et seda oli vaja öelda, et me mitte partei otsustest ei pea lähtuma, erakonna huvidest ei pea lähtuma Riigikogus, vaid et riigimehelikkust tuleb ja et rahvale on antud see vanne, mis Riigikogus on. Teeme väikse katkestuse, ma püün pisarad ära. Ega see ikka Eesti televisiooni pilt ei ole, me nii suurelt ka ei lähe. Ja nüüd on 20 aastat justkui jälle selja taga. Esimene Eesti Vabariik oli selle 20 aasta jooksul või paar aastat üle saavutanud ju väga palju. Kas saab seda võrrelda? Saab küll võrrelda. Minu arvates on meil läinud hulga paremini, kui läks 20. ja 30. aastatel. Me oleme ju praegu Euroopa Liidu liikmed, me oleme NATO liikmed. Me ei olnud kunagi julgeolekuliselt minu arvates nii kindlustatud, kui me praegu oleme integreeritud kõigisse neisse maailma kõige olulisemate organisatsioonide liikmetena, et see Rahvaste Liidu liikmeks olek tol ajal selle esimese Eesti Vabariigi ajal see nagu näha oli, see vett ei pidanud, eks ole, kui tõsiseks olukorraks läks ajaloos, siis meid pühiti lihtsalt kaardilt, et praegu sellist asja kindlasti juhtuda ei saa, kuna me oleme integreeritud ja nüüd tänavu ka
ka eurotsooni, kuigi eurotsoonis on raskused, aga ma ikkagi arvan, et see oli õige samm majanduslikult ka integreeruda, et just see majanduslik surve on praegu minu arust Eestis see oht, mille kaudu see Vene raha sisse voolab ja mille kaudu ta üritab seda poolt Euroopat praegu ära osta, see Vene must raha, et selles mõttes oli tähtis, et me ka eurotsooni kuuluksime, et ka euro on minu meelest julgeolekuvahend meie jaoks. Et selles mõttes ma arvan, et Eesti pole kunagi olnud nii õnnelikus ja turvalises olukorras, kui ta on praegu, kuigi igapäevasel elus on kindlasti paljudel raskusi ja sellel kõigel on olnud väga kõrge sotsiaalne hind, aga ikkagi laias laastus oleme teinud head tööd. Aitäh! Ja nüüd tuleme maa peale tagasi. Varsti lähete niikuinii lennukiga jälle sinna kodupoole tagasi. Aga need muljed Metsaülikooli ajalugu on juba päris ulatuslik ja seal on käinud väga huvitavad inimesi. Kas te kohtusite ka kedagi niisugust, keda te elus ei ole kuskil ennem kohanud? Ja muidugi, mu enda luulegrupis oli 22 inimest, kes analüüsisid Eesti kauneid naisluuletajate tähtteoseid minuga koos ja neid oli eestlasi Uus-Meremaalt ja Ameerikast ja Kanadast ja isegi üks noormees oli Inglismaalt, nii et nagu globaalne üleilmne eestlus ja need olid kõik mulle uued inimesed, aga seal oli kohal ka Vaime, keda ma olin varem tundnud nagu kadunud Juhan Talve, minu abikaasa, kes oli 88 Kotkajärvel pidas loengut ja Tõnu Parming ja kõik meie hulgast juba lahkunud, aga nende vaim oli kohal ja oli ka seal Ivar Ivask hinges ja luules kohal, kellest ma praegu elulooraamatut kirjutan, nii et need head vanad vaimud toetasid meie tööd seal, nii et see legend Kotkajärvest vastabki tõele, nii ma pealkirjastasin loo, mille ma kirjutasin Eesti elule. Eile õhtul lõpetasin, nii et see tuleb 2 järgmises lehenumbris. No kindlasti tuleb see ka meie internetis ja me paneme tänase jutu sinna juurde. Aga teie praegune elukoht on siis ka siin mandril või? Ja mul on tegelikult 2 kodu alati olnud, et 90ndatel ma elasin nagu Turu, siis Soome ja Eesti, Tallinna ja Turu vahel selle tõttu, et mu töö ja abikaasa elasid teises riigis ja nüüd on saatuse tahtel mu tänane abikaasa on Ameerika professor, kes on 10. põlve ameeriklane ja tema töötab Lõuna-Dakota ülikoolis Madisoni nimelises linnakeses ülikooli linnas ja siis teine kodu on siis seal, kus on mu abikaasa, nii et sõidan seda 2 vahet. Aga nüüd on üks ju tõsine lugu, et see, kuidas seda nimetada, seda psühholoogilist barjääri või et Ameerika mandril, eriti Ühendriikides on ju elu hoopis teine, inimesed hoopis teised. Kas teile ei tundunud see nii? Muidugi tundub, see on suur kultuuri erinevuste rida lausa ja ma kirjutasin sõpradele koju kirju nendel aastatel. Ma olen 5 aastat nüüd Ameerikas olnud rohkem kui Eestis ja see on kevadel ilmunud raamat pealkirjaga Kas Ameerika on olemas, kirjad Madisonist, nii et seda võib sealt raamatust lugeda, kuidas ma neid kultuuri erinevusi olen kogenud ja mis ma Ameerikast arvan, aga kui lühidalt kokku võtta, siis see on üks maakera, mille sees on veel teine suurem maakera, sest see mitmekesisus siin inimestes, kultuurides, looduses on niivõrd suur, et seda ühest elueast ei jätku. No Vene suurel impeeriumil on omad eesmärgid ja kõik, et saavutaks vanad Peeter I aja piirid tagasi, on kindlasti üks suur oht tegelikult vabadusele Euroopas. Aga see, kuidas moodi kirjutakse seda Ameerikat, seda ju tuleb ju Eesti ajakirjandusest ka palju. Mis te selle kohta arvate? No ausalt öeldes sellepärast ma selle oma Ameerika raamatu kirjutasingi, see on mu kõige isiklikum raamat ja ma tahtsin just panna sellele automaatsele anti-ameerikaliku hoiaku vastu selle
sisemise pildi, mida ma olen näinud selle maa sõbralikkusest ja avatusest, mis siin tegelikult valitseb. Ja muidugi see on suur kontrast on selle ametliku USA välispoliitika ja selle sisemise avatuse ja kõikide võimaluste maa vahel ja see on üks mõistatus ja see ka mina ei suuda seda lahendada nagu paljud Ameerikast kirjutanud autorid, et see on nii suur kontrast, kui sõbralik ja kui avatud ja kui vastuvõtlik on see maa seestpoolt ja paljud inimesed, kes Ameerikast halvasti räägivad, ei ole tavaliselt kunagi siin käinud ja tõotavad tihti ka mulle, et nad kunagi siia oma jalga ei tõsta, nii et need on lihtsalt piiratusest johtuvad eelarvamused paraku. Ja samuti ka väliseestlaste kohta või? Jah, eks meil on vastastikku kodu-Eestis ja väliseestis vastastikku eelarvamusi ja selle nimel me ka Kotkajärvel töötasime ja kokku saime, oli palju kodu-Eestist lektoreid, et neid vastastikuseid eelarvamusi murda, et tegelikult me oleme kõik ju ühed eestlased ja armastame seda keelt ja seda kultuuri ja selle juures me peaksime rohkem ka üksteist mõistma. No see kultuurikiht tegelikult on siin ju aastakümnete jooksul väga paks. Ja tegelikult seda ei olegi suurelt osalt tutvustatud. On lihtsalt kirjandust ilmunud mälestusi. Mis te arvate, oleks vaja seda kultuurikihti kaevama hakata suuremalt? No kahtlemata, miks ma siis praegu Ivar Ivaskist kirjutan eluloo raamatut, sest paljud Eestis ei teagi, missugune kirjanduse maailmamees ta oli. Välis-Eesti üks kõige silmapaistvamaid ja ka kodu-Eestis keegi ei ole nii mõjuka koha peal olnud maailma kirjanduses, kui Ivar Ivask seda oli, kes tegi oma elutöö Normanis, Oklahomas, aga tema on ainult üks näide, et niisuguseid tutvustavaid raamatuid ja uurimusi peaks kindlasti olema palju rohkem ja see teie arhiiv siin on jätnud mulle ka uskumatu mulje kirjandusteadlasena, see on üks suur varamu ja tänu kõigile nendele vabatahtlikele, kes siin töötavad ja teevad seda tolmust ja keldritööd väga südamega, et see on lihtsalt fantastiline, mida te teete ja kui rikas see kultuurikiht siin on. No suur tänu teile, me võiks rääkida siin vist isegi päris pikalt, siin me peaks kuskile kohviku laua taha minema ja valgused peale. Aga soovime teile kõige paremat ja jääme südamest ootama, et teinekord võtate sule ja saadate meile ka paar artiklit ülemaailmsele Eesti veebile. Ja, hea meelega, et tänan ka selle usutluse avaldamise eest, mis oli juuli paaris lehes, et natuke sai ka mind tutvustatud, et otsin ikka veel, tahan kuulutada lõpus Maria Underi noorepõlve kirju Ameerikast Anette Pärnamäele, tema toonane nimi oli Maja Hakker, ei ole leidnud, olen otsinud arhiividest ja samuti, kellel on Ivaski kirju või loengumaterjale, et aidake kirjandusteadlast, võtke minuga ühendust, koduleht on sirjekiin.net, et siis sinna saata, kui on mingisugust postkaartki, teinekord on väga huvitav, nii et loodan abile. No selle aadressi me paneme siin suurelt üle ekraani ja kallid vaatajad, kuulajad üle maailma, leidke aega ja kui on mälestusi, andke teada. Jah, oleksin tänulik ja Underi monograafia, suur monograafia, mis mul ilmus 2 aastat tagasi, sai ka teoks ainult tänu sellele, et nii paljud Ameerika eestlased mind aitasid ja saatsid Underi kirju mulle, nii et suur tänu Paul Reetsile ja Juta Vaskale ja Olaf Millertile Ameerikast ja paljudele teistele, kes mind Underi üllatavate kirjadega aitasid. No tore, suur tänu teile, teie autojuht, meie Kargu Karla ootab seal, kes on väga nutikas mees, nii et hoidke tal silm peal, ta paneb kõik asjad tähele. Ja, hästi, olen valmis tööks ja kaitseks. Suur tänu teile. Aitäh.